tere! Käes on 2. oktoober ja täna meil on Kristiina sünnipäev, nii palju õnne sulle, Kristiina! Tere ka minu poolt, aitäh sulle, Triin! Ja räägime täna uuest ühistulehest. Et teemad on põnevad, nagu ikka ühistulehe puhul. Et kõigepealt üldmuljest, et kui lugesin lehe läbi, siis valdas mind selline hea soe tunne, lootusrikas tunne, et kui tegutseda teatud viisil, siis võib kõik minna hästi. Mis on alati ühistulehe puhul nauditav, on stiilipuhtus ja puhas eesti keel. Et see, et igal sõnal, mis seal on mingisugune tagatis. Ja näiteks üks läbivaid mõtteid ka, mis tegelikult oli kohal igas artiklis, on ehitame Eestit. Ja seegi ei ole mitte tühipaljas loosung, vaid ka siin on taga ikkagi reaalsed teod. Näiteks nagu lihtsalt loosungid meile ei meeldi, et siin on valimiste aeg ja neid loosungid näeb nagu täna igal pool, nagu iga telefoni posti peal ja iga plakati peal on ainult ühed loosungid, aga tegusid taga ei ole, et siin on ka teod taga. Tartu HLÜ-l on teod taga. Et tuulepark siis Purtses, Ida-Virumaal. Ja see on seal ehitamisel, tegemisel kõikidel, kes soovivad, saavad seda vaatama tulla 14. oktoobril. Koguneme kell 12 Püssilinna Olerexi tankla juurde. Aga need, kes ei saa tulla nüüd ise, ütleme, oma autoga, et kas neile on kuidagi organiseeritud transport? Meil on organiseeritud bussid Tartust, Tallinnast ja Narvast. Et kõik, kes soovivad osaleda, kirjutage minule triin.roos@ühistupank.ee ja saate siis ise tulla vaatama Purtse tuulikuparki ja Lagevälja alajaama. Oma silm on siis ikka kuningas, et tasub kindlasti tulla, et sellel puhul mitte ainult lehest lugeda, vaid ka tulge kohale. Ja tähtis on ka see, et nagu siin ka kirjas on, et see tuulepark on tehtud tegelikult liikmete rahadega või seda tehakse liikmete rahadega. Et kõik need, kes on energiahoiuse teinud, et kõik need tegelikult osalevad selle pargi tegemises. Selge. Nii. Kes siis ehitavad seda? No nagu ma ütlesin, et siis ühistu liikmed ise teevadki seda. Ja, et energiahoius ja kui teie soovite ka näiteks osaleda selles tuulepargi ehitamises, et siis te läbi energiahoiuse saate seda teha. Et energiahoiuse kohta te leiate siis infot Tartu HLÜ kodulehed www.ühistupank.ee energiahoius. Äkki sa, Triin, räägid natukene inimestele, et miks peaks nagu ütleme see inimene tulema ja miks ta võiks tegelikult, et miks soovitav viis oleks, et tulla ja lüüa oma kaastöö nagu siia juurde, et miks peaks hoiustama nagu seal energiahoiusele, et äkki sa räägid sellest energiahoiusest inimestele, kes sellest veel täna natuke ei tea, et võib-olla teavad inimesed vähe sellest. No sellest, et tuulepark on tegelikult meie ainus elav nagu selline tulevikusammas. Et nagu need sambad, mis me nagu pangad pakuvad, et need ei ole mitte midagi. Aga selleks, et me looksime endale reaalset tulevikku, et me looksime endale reaalset vaba energiat, et selleks on tegelikult tähtis. Et inimesed just paneksid energiahoiuse raha, sest sellest tegelikult me võidame kõik, et me kõik hakkame ju saama seda. Saame võimaluse, et siis näed energiat osta. Nii, mis teemad veel, et... Aga võib-olla sa räägid siis liikluskindlustuse artiklist. Et see oli ka tegelikult väga selline põnev ja informeeriv. Enne kui ma selle liikluskindlustuse artikli juurde lähen, et ma tegelikult räägiks natuke tagantjärgi sellest artiklist, mida ma ise olen siin kirjutanud, et see on korteriühistute artikkel, et meil oli siin üks vahva seminar 28. septembril ja see toimus Võrus. Kohale tuli, ütleme, võib-olla natuke vähem inimesi, kui ma ootasin, aga siiski nagu tõeliste probleemidega korteriühistu juhatuse liikmed ja üldse korteriühistu liikmed tulid kohale ja erinevad probleemid olid inimestel. Üks probleem oli see, et pole veel korteriühistut, aga inimesed olid natuke kartlikud olukorrast, et mis hakkab saama nüüd, ütleme, 1. jaanuarist. Andsime nõu ja julgustasime looma nüüd siis ka viimasel minutil, et ütleme siin 3 kuud, vähem kui 3 kuud on jäänud siis selle ajani, kui uus korteriühistu seadus tuleb, et andsime siis nendele inimestele nõu, et kuidas siis moodustada korralik ja tugev korteriühistu ja mis siis selleks tegema peab ja siis, kes sellega ise hakkama ei saa, et meie siis tuleme ja aitame selle korteriühistu moodustada ja nõustame siis igal võimalikul viisil.
et oli kohal ka ütleme korteriühistu juhatuse liikmeid ja ütleme pigem oli isegi sellist probleemi seal tunda, kus inimestel oli mure, et korteriühistu tööd ei ole üldse läbipaistvad, et keegi juhatus kuskil toimetab midagi, aga protokollitakse nii, kuidas jumal juhatab ja protokollidest ei tulegi nagu tegelikult midagi välja, et mida otsustatakse ja kuidas otsustatakse ja kus tellitakse haldusettevõtted, et probleeme nagu selliseid on tegelikult igas korteriühistus, et igal pool reklaamitakse, et ei ole midagi, võtame vastu selle 1. jaanuaril see uue korteriühistu seaduse, et kõik läheb aina paremaks ja paremaks. Ja tegelikult on see ka üks loosung, mis on nagu välja visatud, et kellegi suust, et läheb paremaks. Aga eks elu näitab, kas läheb paremaks, et tegelikult ma väga ei usu, et nüüd üks seadus suudab nagu nüüd kõik paremaks teha, et tegelikult tuleb inimestel, korteriühistute juhtidel ja üldse kõikidel korteriühistu liikmetel teha nagu üks suur töö ära ja natuke seal sisekliimas ringi vaadata ning mõelda, et kuidas toimub see raha kogumine, kuidas toimub üldse inimeste informeerimine, mille läbi nad suudavad selle korteriühistu töö nagu efektiivsemaks ja paremaks muuta. Et meie pakkusime siis ka omalt poolt, tutvustasime väga laialt kõiki neid hoiuse võimaluse korteriühistutele, mis siis annaksid nagu sellise finants tagavara ja mis oleks juba tegelikult suur samm edasi korteriühistutele, et nagu siin artikliski on mainitud, et aeg on korteriühistute kõige suurem vaenlane ja kui me täna ei kogu seda väikest piskutki isegi uutes kortermajades, siis 10 aasta pärast on olukord selline, et raha ei ole, asjad vajavad tegemist, majad lagunevad, tehnosüsteemid lagunevad, et kindlasti võiks korraks pöörduda selle artikli juurde, mida ma olen siin kirjutanud ja siis, kes tunnevad ja vajavad abi ja nõu natukene korteriühistu poole pealt, et siis võivad mulle kirjutada kristina.kruuse@ühistupank.ee ja koos leiame mingisuguse parema lahenduse või parema suuna. Just, et siin sinu loo all on kohe veksli lugu, et veksel võimas vahend. Sellest me praegu ei räägi pikemalt, sellest tuleb eraldi video, aga siin on väga hästi Märt Riiner selgitanud, et kuidas see veksliringlus reaalselt toimib. Kes täna juba tegutsevad on ju selle. Ja kes ei ole veel saanud aru sellest, et mis on veksel, miks on veksel ja miks see hea on, et siis seda lugu kindlasti. Pigem ja selles uues videopostituses me räägimegi, et mis see veksel on, et paljud ei tea seda, aga me teeme selle selgeks, puust ja punaselt selgeks. Ja ikka see liikluskindlustus, millest sa tahtsid rääkida. Ja liikluskindlustus, et mis on siis see liikluskindlustus, et liikluskindlustus artikkel on meil kirjutatud, oli Janek Järva kirjutas meil selle jah, et ta on siin hästi mõnusalt nagu ära öelnud, et kindlustus ei pea olema kellegi rikkuse allikas, vaid hüvitama tekkinud kulud. See on algne kindlustuse mõte ja sellest tuleks lähtudagi jõudu ja mõistust meile selleks. Ja mida ma ise tahaksin omalt poolt veel öelda, et kindlustus ei tohigi olla äri ja ütleme, kui mingisugused kindlustusseltsid ei taha nüüd kindlustada, ütleme, mis minul on ise silma jäänud, et nagu omast kogemusest, et kui mõni selts ei taha kindlustada, ütleme, mingisugust autot, siis nad ajavad selle hinna nagu ulmeliseks. Ja siis sa ei kindlustagi lihtsalt, et see hind on lihtsalt kuidagi see ei ole nagu mõtet lihtsalt ja nii ta on. Nii, siis on meil siin veel eeskujuliku liikme artikkel ja seekord on eeskujulikuks liikmeks kõik need head inimesed, kes käisid ühistu suvepäeval 19. augustil Atlamõisas. Et oli väga tore ja meeleolukas päev ja samamoodi on eeskujulikuks liikmeks kõik need liikmed, kes on meil hoiustajad ja kes läbi selle aitavad ehitada Eestit. Siis on siin väga palju toredaid kuulutusi, nagu ikka alati. Näiteks Võrtsjärve kala, koha Hauglatikas.
5152726. See oli telefoninumber nüüd jah, see oli telefoninumber, mis sa ette lugesid. Te peate ikkagi jah, kõige parem võtta see leht, hankida see leht endale või viimasel vaadata ajal elektrooniliselt. kunst huvitama hakanud, et kas meil mõni kunstiga tegelev vekslipartner või üldse nagu liige siin ka on või? Kunstiga tähendab hetkeliselt selles lehes vist ei ole. Aga meil on siin väga palju transpordiga tegelevaid ettevõtteid. Näiteks kui keegi tahab oma kollektiiviga minna kuhugi ekskursioonile või õpilastega ekskursioonile, siis meil on siin mitmeid bussifirmasid. Siis meil on ka Nopri talumierej, kes on liitunud ühistuga. Kas ta on ka vekslipartner? Ja ta on Nopri, jah, on täitsa liige meil. Ja samamoodi kuulutab siin. Nii, siis meil on siin muidugi messi, et kõik väga sellised vajalikud asjad on siin. Nii, mina ühtselt näen. Iluteenused. Iluteenused ja nii, mina alles käisin Ettel Juuremaa juures, kes on ka meil vekslipartner. Sain maksta vekslites ja ütleme, nüüd ongi pidulikumad ajad on tulemas. Jõulud, aastavahetus, et varakult tasub aega ära broneerida, et naised veel ilusamaks kui nad on, et Ettel Juuremaa jumestuskunstnik siis tuleb appi. Jagab nippe. Just, nii. Ja ma arvan, et nüüd on kõigil aega seda ajalehte lugeda, et Mihklipäev on möödas. Õues tegemised on nüüd kõik tehtud, nagu vanarahva kalender ütleb, et peale Mihklipäeva peavad ju olema kõik hoidised tehtud, kartul, porgand, salves, kapsapead võetud nagu, et üheks tubaseks tegevuseks on kindlasti siis ühistulehe lugemine. Et ma loodan, et teil on selle jaoks aega ja kõik, kes on siis selle lehe kätte saanud, et leidke see väike minut, lugege süvenenult läbi ja nagu Triin ütleski, et iga lause, mis siin on, tegelikult on tähendusega lause, et ei ole lihtsalt nagu paberimäärmine ja iga loosung, mis on siin välja toodud nagu loosung, see ehitame Eestit, et nendel on nagu ka reaalne tegu taga. Ja üks asi on veel, et sa rääksid enne näiteks ajast. Ja tegelikult ka kõikides lugudes kumab läbi see, et meil peavad olema eesmärgid. Et eesmärgid peavad olema suured, et siis on võimalik kuidagi nagu midagi muuta ja midagi nagu teistmoodi teha. Ja et me ei saa nagu tegelikult raisata aega, mis meile see on antud, vaid me peame seda võimalikult hästi ja võimalikult ratsionaalselt kasutama. Aga jah, mis siis veel, et tulemas on pime aeg, et mina alati mõtlen, kuidas see november üle elada ja kuidas märts üle elada ja niimoodi, aga siis kui väljas läheb pimedaks, siis tegelikult ongi tähtis just see, et tuleb rohkem kokku hoida oma lähedastega, oma sõpradega ja põletada küünlaid, et kui väljas on pime, siis on just hea, et tuleb sellist nagu sisemist valgust rohkem luua ja tuleb üksteist hoida ja sellepärast, et kui olla koos, siis on kergem. Just nii. Aitäh sulle, sõber! Aitäh sulle!